Nagu paljud juba kuulnud on, siis eelmise aasta kevadel tuli rühm teadlasi välja väitega, et nemad on leidnud Egiptuse Giza püramiidide alt mingid väga suured rajatised, mis on väidetavalt loodud mingite mõistuslike olendite poolt, olid need siis inimesed, tulnukad või keegi kolmas. Igal juhul tegu ei ole looduslike objektidega. Ja kes olid siis need teadlased, kes seda väidavad? Tegu on siis selliste tegelikult vägagi tuntud teadlastega nagu Corrado Malanga Itaalia Pisa ülikoolist ja Filippo Biondi Strathclyde'i ülikoolist Šotimaalt. Kohe alguses ütleme ära, et see konkreetne juhtum on tegelikult otseselt seotud siis Khafre püramiidiga, mis on siis üks 3. Ta ei ole küll kõige suurem, ta on suuruselt 2, aga kuna ta on sellise kõrgema platoo peal, siis ta justkui paistab kõige suurema püramiidina. Aga mida siis Khafre püramiidi alt leiti, oli järgmine, et kõigepealt nad avastasid siis otse püramiidi seest väikese ruumi, mille kaudu pääseb otse maa alla suunduvatesse käikudesse ja šahtidesse. Need samad maa-alused šahtid, mis saavad alguse sealt Khafre püramiidi seest, võivad tegelikult viia muissesse maa-alusesse linna ja tegelikult on seda linna väga palju mainitud ka erinevates iidsetes tekstides, et siuke linn peaks seal kuskil olema ja ajast aega on tegelikult sellised jutud levinud ka kohaliku rahva seas nii-öelda müütidena, et need on justkui nagu kohalikud legendid ja nagu nad ütlevad, siis elektromagnetilised signaalid näitavad selgelt, et püramiidi all võib paikneda lausa 8 suurt vertikaalset rajatist, mis sarnanevad sügavate kaevude või šahtidega. Need on ligi 2 kilomeetrit pikad ja asuvad umbes 600 meetri sügavusel, moodustades omavahel väga keerulise spiraalsete koridoridega süsteemi, mis lähevadki üha rohkem ja rohkem sügavale maa alla. Uurimusrühm kasutas erinevaid mõõtmistulemusi ja modelleerimistarkvara, et luua siis 3-mõõtmeline kujutis sellest, mida nad siis nüüd siin üritavad kirjeldada ja väita. Ja nad ütlevadki, et tegemist on ikkagi justkui sellise maa-aluse linnaga. Malanga ise ütles, et nad loodavad tulevikus neid pilte veelgi täpsustada ja nad loodavad saada ligipääsu ja lube siis, et jätkata oma uuringuid ja teha siis veelgi detailsemaid nii-öelda nagu skaneerimisi ja ülesvõtteid selle püramiidi all toimuvatest objektidest. Loomulikult see väide mõjus muidugi paljudele arheoloogidele ja teadlastele pehmelt öelda šokeerivalt. Võib öelda, et Malangat ja Biondit ja üldse kogu nende meeskonda on väga palju maha tehtud, sellepärast põhimõtteliselt jagunevadki arheoloogid ja teadlased 2 leeri, ühed, kes siis teevad selle sõna otseses mõttes maha ja väidavad, et see ongi pettus, aga tegelikult on terve hulka neid, kes on vähemalt osati nõus selle teooriaga, et sukene asi seal püramiidi all on võimalik, sest et varasemalt on tulnud välja ka mitmeid teisi teadlaste gruppe, kes on siis midagi sarnast sealt nagu avastanud või vähemalt, et nad aimavad, et seal peab midagi seal all olema, kuna senised leiud on ühel või teisel viisil sellele viidanud. Üks häälekamaid selle loo kriitikuid on tegelikult Egiptuse arheoloog doktor Zahi Hawass. Ta on sisuliselt kogu selle loo ümber lükanud täiesti resoluutselt ja tema väitel on tegemist tegelikult täieliku pettusega ja seal püramiidi sees ei ole mitte midagi sellist, mida ei ole seni veel avastatud. Probleem on aga selles, et Zahi Hawass on ise endine Egiptuse minister ja tegelikult väga lähedalt seotud valitsusasutustega. See annab aga alust arvata, et tegelikult on Zahi Hawassil kindlasti mitmeid põhjusi, miks selline teooria ümber lükata. Üks vägagi praktiline põhjus võib olla näiteks see,
et puhtjuriidiliselt on ülioluline see, kes midagi uut kuskil avastab, sest puhtjuriidiliselt on ülioluline, kes siiski mingisuguse objekti avastas. Eriti oluline on juriidiline pool just siis, kui selgub, et sealt püramiidi alt leitakse edaspidiste uurimiste käigus näiteks mingeid varandusi või muud sellist ja see tekitab alati küsimusi, mis, kui palju ja kellele kuulus. Isegi siis, kui püramiid on otseselt Egiptuse territooriumil, siis selle esmaavastaja võib omada siiski mingisuguseid õigusi ka leitud varale. Zahi Hawass ei ole muidugi ainus, kes on väga kriitiline Malanga ja Beyondi avastuse suhtes. Nimelt tekitabki suurimat küsimust see, et millist tehnoloogiat nad ikkagi kasutasid, et nad sellise detailse pildi sellest kõigest said. No väidetavalt kasutati seal erinevaid mõõtmisviise, aga võib-olla üks selline kandvamaid tehnoloogiaid oli siis selline asi nagu SAR-radar. Aga mis asi see SAR-radar siis ikkagi on? SAR ütleb sõnadest Synthetic Aperture Radar. Tegelikult seda radarit kasutatakse ikkagi rohkem lennukite ja satelliitide peal ja selle radari eesmärk või tugevus ongi siis luua pilt maapinnast, kui sa maapinda sellega skaneerid. Mingisugust modifitseeritud versiooni sellest kasutatakse ka tegelikult siis maa sees olevate objektide tuvastamiseks ja kaardistamiseks, aga väidetavalt siiski SAR ei ole väga hea vahend maa-aluste objektide nii-öelda tuvastamiseks ja kaardistamiseks. Kui me räägime maa-alusest skaneerimisest, siis senine parim tehnoloogia suudab väidetavalt skaneerida maksimaalselt mõne meetri sügavuselt, aga mitte 600 meetri sügavuselt, nagu väidavad Malanga ja Beyondi. Ja tegelikult võiski lugeda selle loo sellega lõppenuks ja öelda, et tegu ongi täieliku pettusega. Ometi vaid mõni kuu hiljem tulid Jaapani teadlased välja oma avastustega. Jaapani teadlaste meeskond leidis nimelt Giza läänekalmistu lähedalt ühe salapärase moodustise, kasutades siis samuti täiustatud radarit ja elektrilist takistustomograafiat. Ja nad tuvastasid kummalise tahtlikult peidetud keelkujulise struktuuri, mis on maetud vaid 2 meetri sügavusele liiva alla. Selle sama struktuuri all peitub tegelikult midagi veelgi saaduslikumalt. Nimelt suur, ideaalselt ruudukujuline õõnsus, mis asub siis 5–10 meetri sügavusel maa all. Need objektid kirjeldavad üsna täpselt rahvasuus levivat ja iidsestest tekstidest välja tulnud informatsiooni, kus on kirjeldatud, et kuskil maa all peaks olema iidne portaal, mis on sissepääsuks millegi sügavama ja salapärasema juurde ja nimelt just maa-aluse linna juurde. Igal juhul on viimaste aastate jooksul hakanud üha rohkem välja tulema informatsiooni erinevate teadlaste poolt, mis kõik eraldi võetuna ongi just kui eraldi killukesed, aga neis kõigis on pigem midagi ühist, mis viitab, et selle püramiidi all peaks olema ikkagi mingisugune suurem rajatis. Küsimus ongi vaid selles, et miks püütakse takistada seda sorti uuringuid, kelle huvides see on ja miks peaks üldse varjama midagi sellist inimeste eest.